Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt. Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu. Kas sa tead, et Eestis tekib aasta jooksul elaniku kohta 380 kilogrammi olmejäätmeid, millest 140 kilogrammi moodustavad kasutatud pakendid? Ja et riiklik keskkonnategevuskava näeb ette vähendada aastaks 2020 olmejäätmete hulka 250–300 kilogrammi inimese kohta. Miks me seda küsime? Aga selleks, et Jõhvi vallavalitsus on oma haldusterritooriumile paigaldanud pakendijäätmete kogumiskonteinereid, millesse saab pakendid tasuta ära anda. Lisaks on konteinereid, millesse on võimalik tasuta ära anda pandimärgiseta klaastaara ja paberi ning kartongi. Lihtne loogika, circa 40% jääb mulle raha alles, aga kõik nii ei mõtle. No näiteks hiljuti Vaidjaga võidu saavutanud ja päevategija kandidaadi tiitli pälvinud arvamuslugude väljaandes Paul Paas kui Ida-Virumaa korteriühistute liidu juhatuse liige ei tea sellest midagi ning ka koosolekutel liikmetega on sorteerimisest juttu olnud. Isegi ei mäleta või ei vist paar aastat tagasi, kas oli nii? Kas ta nüüd räägitud on või seda ma teile ei oska öelda. Kas nüüd, mida seal 2 aastat tagasi see vallaspetsialist käis ja rääkis, seda ma ei oska teile praegu öelda küll. Ma ei mäleta lihtsalt. Korteriühistu esimehed on selleks ju valitud, et korraldada oma majapidamisest tegevust nii, nagu kehtiv seadusandlus seda nõuab. Sealhulgas ka jäätmete sorteerimise osas. Kui riikliku jäätmestrateegiasse on sisse kirjutatud, et aastaks 2020 tuleb segaolmest välja sorteerida 50% taaskasutatavat materjali, siis see on koht, kus algabki KOV kui korteriühistu esimeeste tööpõld. Või nad töötavad tasuta, ei usu, või milles on mure? Vaadake, tema ise seda ega siis juhatuse esimees sorteerima ei lähe. Juhatuse esimees saab kasutada ainult neid vahendeid, mida üldkoosolekuna on otsustatud, et teeme niimoodi, teeme naamoodi, teeme kolmandat pidi. Neid olukordasid, kus juhatuse esimees tuleb üldkoosolek ja ütleb, et teeme niimoodi. Ja siis inimesed otsustavad, et hei, me selle kulutust tegema ei hakka. Ja teate, kui palju on selliseid, kes ütlevad, et siin pole häda kedagi. Minu surmani kannatavad see ära, pärast mul on ükstapuha, mis seal toimub. Huvitav, aga kes siis hakkab seadust täitma? Kes on see taevaingel, kes üleöö korteri elanikele selgitustööd teeb? Justkui on korteriühistu esimees ja justkui saab selle eest raha, aga justkui ei ole. Aga raha saab.